Järgnevalt räägime siis sellest, et kui te olete alustanud kirjakoostega ja te soovite siis valida mingisuguse andmefaili postiloendi, mida te soovite kirjakoostaja alusena kasutada, näiteks kus on nimed ja aadressid ja võib-olla elektroonilised aadressid ja nii edasi. Kõigepealt tuleks siis tööriistad menüüst jällegi avada kirjakooste nõustaja. Ja siis need esimesed sammud tuleks läbi käia. Ehk siis kõigepealt tuleks valida lähtedokument, jääb see sama, peab sõnal edasi nupule. Järgmisena küsitakse, millist tüüpi dokumenti soovin luua, jääb see sama kiri. Ja nüüd kolmandana küsitakse lisa-aadressi kast. Ja vot nüüd see ongi see koht, kus tuleks ära määrata, millist andmefaili ma soovin kasutada selleks, et luua aadressi loend. Ja nüüd valin siit nupu vali aadressi loend, kus siis pakutakse teile välja automaatselt erinevaid juba kasutatud faile. Aga kui te nende hulgast nüüd ei leia sobivat või varem kasutatud hulgas ei olegi, siis lisanupp on see, mis võimaldab teile arvutist üles leida selle faili, mida te tahate kasutada. Ja minul on näete selle nimi postiloendi andmed. Topeltklõpsuga avanda. Ilmus ilusti näete siia loetellu ja sobib nupuga kinnitan. Ja olengi endale nüüd selle ära määranud, millisest failist me hakkame võtma andmevälju. Aga kuidas andmevälju lisada, sellest juba järgmises peatükis.